Upadhi, see, mis on minu kõrval, minuga ühenduses, aga ei ole mina. Aham, ma olen. Me juba oleme, midagi ei ole teha, võtke mind ja ma pean sind võtma sellise, nagu ma oleme, et Jumal ütleb ka Krishna, et ma armastan teid, te olete minu osakesed ja te ei erine minust ja kvalitatiivselt täpselt sama ladiinis shakti, sisemise armastusenergia, vaimse igavese energia, olendid, eks ju, ja see, et te samastate ennast või kuhugi oma vaikse valiku vabadusega olete eksitanud, see on nagu teine küsimus, eks ju. Et Michelangelo käes küsiti ka, et kuidas te nagu niimoodi ilusat skulptuure teed, ta ütleb ka, et need skulptuure teen, ma võtan kõik liigse ära lihtsalt. Et see maskide ära tõmbamine, iseenda leidmine, see tähendab eelkõige alandlikkust, et ma olen Jumala osake, ma olen Jumala poolt aktsepteeritud, Jumal on täiuslik, mina olen täiuslik, aga ma olen alandlik, eks ju. Tänulik ja alandlik. Et sealt saab ehitada siis selle sama, et kõik need maskid lõpuks ära tõmmata. Maskid ei tähenda seda, vaat seal nagu väike selline vastuolu, et ühiskonnas meil on erinevad rollid. Ma ei tea, lapsevanem, laps, ülemus, isand, teener, õpetaja, õpilane. Need rollid jaa, aga ma ainult läbi nende rollide tahame olla õnnelikud. Või samastama nende rollidega ennast. Siis on palju õnne, sest iga õpetaja on eluaeg õpilane. Ja iga õpilane on eluaeg õpetajast, ta saab ju kellegile, kes alles uksest sisse tuli, kui tema teeb võib-olla õpilane 5 minutit, aga ta saab kellegile asju edasi anda. Et see on tavaline selline elu armastuse printsiip. Võtta ja anda, olla armastatud ja armastada. Aga jah, see on lahe sõna, see upadhi, eks ju. Et see maskide ära tõmbamine, et see õige algne mina, iseenese teadvustame iseenese leidmine tähendab kõigepealt teoorias siis aru saada, et see ei ole see keha, see ei ole see mõistus, see ei ole see rahvus, see ei ole see sugupool, see ei ole rikas ega vaene. Siis käib nagu maha rahunemine. Need on lihtsalt vahendunud, need on upadhid, need on need asjad, mis on minuga seotud. Ja kui ma need asju ei oska siduda läbi siis pühendunud teenimise, teiste kõige kõrgema teenimise, jah. Kui ma ei oska mateeriat rakendada vaimu teenimiseks, ma ei tea seda, mul ei ole seda kultuuri, seda õpetuse teadmisi ega eeskujusi, siis ongi pekkis, et Bhakti Siddhanta Sarasvati näitas väga head eeskuju, kõik olid šokis seal pühamehed ka, kui ta kasutas, eks ju, tänapäeva tehnikat ja seal mingeid asju, et jutlustada. Osad olid hästi loobumuslikud, eks ju, seal babachid sellised. Ja siis järsku üks vaimne õpetaja kasutas kõiki seda mateeriat julgelt, ise mitte selle mõju alla minnes või meie muidu, kas me oleme nii kõvad mehed, et kui meil kukub taevast alla kõik rikkused ja küllused, kas me oskame seda 100% ilma, et katus sõidaks ja uhkus tuleks sisse, rakendada teiste teenimisse. Nii et head maskide eest ära rebimist, kostüümide eest rebimist, kõik on hästi, me oleme juba kohale maandunud, potsatanud sellised, nagu me oleme. Ei ole üldse mingid probleeme, lihtsalt tuleb neid õppida, need maskis ja neid rolle kasutama omakosa püüdmatult. Eks see kui kõrgema teiste teenimisse. Nii kaua, kui seal on äri taga, nii kaua need maskid jäävad veel näkku kinni, eks ju. Vaatan, et see on õudselt hea, eks ju. Ma olen selles parteis ma olen paremini sisse seatud. Isegi religioonides ka, et ma olen selles religioonis, ma olen eriline. Teised religioonid on ka midagi, viisakust ütlen, et enam-vähem, aga need ei ole päris see . Tuleb välja, et meil on 2 pangaarvet. Mõlemad pangaarved on vajalikud. Üks on siis maised rikkused meil kõik. Ikka on arukus kasutada, et üür oleks makstud ja midagi oleks külma ilmaga selga panna. Kellel on ahjud, siis puud tuleb tellida, toad soojad oleks. Ja teine konto on siis nagu igavene konto, millest võib-olla vähe räägitakse, mis on võib-olla ei ole nii käega katsutav. Vaatasin kunagi ühte filmi ka, selline pikk film, lihtsalt ühe inimese elust. Lõpuks ta suri ära üksikuna, vahepeal seal mingi draama juhtus, ta naine suri ära lapsega ja ainuke, mis see režissöör suutis öelda, et ta elu lõpus siis leppis kõigega, ütles, et ta on osa kõigest. Brahmani, võib-olla teadustas omamoodi, et see kõik me oleme üks. Kõik me oleme üks tervik, omavahel seotud, ongi igavik. Ja selles igavikus on siis see, et erinevad kehad ja
alguse lõpp ja kuidagi see film jättis minule küll hästi sellise, esiteks sügava mulje, aga hästi kurva nagu sellise meeleolu. Et me seda ühte pangaarvet kogu aeg siin üritame täita ja siis lõpuks see pangaarve tehakse jälle tühjaks. Ja siis, kui ma tutvusin veedadega, siis veedades rääkis, et esiteks igavene hing on igavene. Et sa võid igavesti, kui sa teadvustad oma hinge igavesti olla suhtes, hoolimata isegi mateerias oled, eks ju, või materiaalsetes kehades. Ja sul see teine pangakonto ka on, aga see põhiline pangakonto on nagu hinge pangakonto, sinu igavene suhe Jumalaga. Et see mateeria nagu ei saa midagi seal teha. Et need igavased väärtused, tingimusteta armastus ja hinge see püüdlus ja algne svarupa, nagu sanskritis keeles öeldakse, nagu hinge algne keha. Et seal ei ole nagu seda kurba lõppu või seal on ka brahmani teadvustamine, et kõik me oleme üks, aga samal ajal ka isikuline igavene areng ja suhe, mis on seal nagu puutumatu. Sellest võib muidugi pikalt rääkida, mis see hing on ja missugused need svarupad ja kuidas see tee on, hästi palju erinevaid variante on. Kui on igavene Jumal, saad igavene hing, et kuidas siis seal see igavene pangakonto täitmine käib. Et üks tuttav, hästi hea tuttav, ütles ka, et ma ei saa templis käia, et ma olen nii must. See on sama umbes, et mis me sinna sauna ikka lähen, et käin saunas ära, pesen ära, pärast on jälle must. Ja meie tase ongi selline, et meie samastamised on nii tugevad ja teadus niivõrd on harjunud siis nende vanades luupides. Ma olen see keha ja mateeria üldse läbi selle mateeria õnne kogema, et kui me tahame nagu välja saada sellest surmasünnitsüklist, jõuda hingeni ennast teadvustada, siis peab kogu aeg käima saunas. Saun ongi, eks ju, püha nime kordamine ja jumalused ja pühakud ja raamatud ja head loengud ja pühad paigad ja kogu aeg käime nagu saunas. Et nii kui me seda saunas ei käi regulaarselt vaimset elu ei ela, nii katab mateeria meid kohe. Mateeria on selles mõttes nii tugev, meie teadus on tugevalt veel alateaduseni välja kiindunud vanadesse nendesse kruuvidesse. Et algus tuleb teoorias tugevaks saada ja hakata tegema praktilisi kükke, kuigi tahaks palli pealt panna, olla professionaal, aga amatöör peab lihtsalt tegema trennis võib-olla selliseid kohati isegi ilma maitseta. Sa tead juba mingi väike kogemus on, et kui sa teed neid asju, sa oled natuke rohkem kaitstud siis oma madalate omaduste ja materiaalset maailmas ja viha kadeduse kruuvidest. Aktsioom. Kui esimene number on vale, siis ülejäänud võivad kõik õiged olla, aga ikkagi vastus on vale. Aktsioom on see, et me lähme kogu aeg sellesse punkti tagasi, algpunkti. Et kui mingid jamad, eks ju, meil on neid kihte hästi palju, hirmud, meedia, materiaalsus, kehaprobleemid, suhteprobleemid, hästi palju kihte, siis on väga raske ennast leida. Sellepärast on vaja, et keegi meile seda ütleb kogu aeg. Või algusteoorias me saame aru, et me oleme igavesed hinged, me väärime armastust, eks ju, rõõmu, õndsust, Jumal armastab meid sellise, nagu me oleme. Et me läheme selle algpunkti, hingepunkti ja ma olen sellesse nagu tagasi viime. Siis sealt saab jälle uuesti üles ehitada. Muidu me nagu üritame maailma parandada nende väliskihtidega, eks ju, mis iganes lapsepõlvetraumad, proovi materiaalselt seal manifesteerida, kõiki need asju teeme, aga see mina olen algselt puhas, igavene, armastus täis elus olen, mul on kõik olemas, see on nagu lähed haige juurde ka, et kui sa oled nagu tingimusteta armastuse tasemel juba, siis mis on põhidefitsiit, eks ju, tingimusteta armastuse defitsiit on, eks lapsepõlvest saati, et me ei saa aru, et me saame ainult läbi mängude, meid armastatakse, kui mingid positsioone teeme ja meil ei ole seda kogemust, eks ju, tingimusteta armastuses nagu olla. See on nagu, kui lähed ka nagu ravima inimesi, siis sa annad talle selle jõu nagu arst, eks ju, või kui keegi ütleb meile, et sa oled igavene hing, innustad teda, ütleme, et õnnelik on inimene, kes tunneb selliseid inimesi oma elus või siis loeb pühakutes, seal saab innustust, et eksisteerivad sellised inimesed, kes armastavad tingimusteta meid sellise, nagu me oleme, nagu kirjutatakse, et Jumal ka armastab meid, ta nagu nii armastab. Sa oled hea, halb, patune, mitte kehaline, ma ei tea, ateist, mitte ateist, see on puhas armastus, nii. Sina oled lahutamatu osaka, sinul on ka see aktsioom, jälle tuletad meelde, ma olen igavene, eks ju, ja selle, kui sa kedagi toetad või õpid teisi armastama, siis sa innustad seda inimest, kõigepealt ennast leidma, et sul on see potents, eks ju, ta kasutab küll, eks ju, palju erinevad rohte, võib-olla seal looduslikke asju, kõik, eks, kuidas terveks saada, aga tal on vaja teist inimest, keegi innustaks, see on siis arst või meie hinge puhul, kes me oleme eksinud, siis vaimne inimene, vaimne õpetaja.
kes viib meid jälle selle algpunkti juurde tagasi, et see õige lahendus oleks, et sealt saab nagu edasi ehitada, aga jälle pead tagasi tulema, muidu sa kaotad ära ennast jälle, isegi religioonis, eks ju, meie religioon, parem religioon, eks ju, mina teen neid asju, siis mind märgatakse, siis ma olen nagu, kuidas öelda, siis mind aktsepteeritakse, eks ju, mingit, selles positsioonis, eks ju, niimoodi korjame nagu nende väliste kihtidega isegi vaimses religioonis seda algset olekut, eks ju, kartes, et meid ei armastata sellise, nagu me oleme. Et õnnelikud on inimesed või õnnelikud on isiksused, kellel on tutvusringkonnas nagu hea soovijad, kes innustavad meid, nagu ma rääkisin selle, et ravima ennast, see on olemas kõik, sa oled igavene hing, kõik on hästi, eks ju. Nüüd innustad meid nagu midagi tegema, nagu ennast ise ravime ka nagu, eks ju, et see ei ole niimoodi, et ma tulen ja ravin su terveks, haige peab ise ka jälle selle usu leidma, selle aksioomi, selle algpunkti, eks ju, ma pean, et kõik on hästi, ma olen igavene hing, eks ju, või siis, et on olemas rohud, eks ju, nagu kehalt, et ma proovin neid ja neid asju, alternatiivid, eks ju. Vaat sellised lihtsad mõtted iseendale teistele. Üks lendmõte, et iseendast on raske leida seda hammi üles, sellepärast ma räägin, et on vaja nagu pühakud eeskujusi, kokkupuudet vaimsete inimestega ja sa ei peagi nagu niivõrd nagu neid õppima või jäljendama, sa lihtsalt näed, öeldakse, et armastus on elus. Et hea nali on ka, et ühel loengul oli ka 2 nagu sellised ülekaalus inimest ja siis see loengu pidaja rääkis, et me ei ole need kehad. Hästi veenvalt munk rääkis, ise ka praktiseerinud, et üks juba suhteliselt teadvustanud, et me ikkagi see kehavärk on selline ajutine. Ja siis need 2, kes seal saalis istusid, 2 ülekaalust daami, siis üks vaatas teise otsa, ütles, issa, mis suure kergendus. Ikkagi parem, kui teine ütleb sulle nagu neid fraase, kui ta on ise, see, kes ütleb, on neid realiseerinud veel, ja siis sa näed seda elus elavat inimest, kes elab juba kõrgemal vibratsioonil ja samast ennast nii kehaga, kui kõik see ülejäänud mass, sest muidu on niimoodi, et tänapäeval, kui sul elus armastusega kokkupuudet ei ole nende inimestega, kes peegeldavad seda elus tingimust armastust, siis on niimoodi nagu krabid öeldakse, võib-olla see ei ole ilus näide, aga krabi ka keegi küsis, et krabisi püütakse, et miks te kaant peale panna, ei kaant ei ole peale panna, sest kui üks krabi hakkab üles saama, siis teised tõmbavad kõik alla, siis kõik tahavad ülesse, et keegi välja kunagi saa, et ühiskond on niimoodi, et kui sa tahad nagu, kui sul ei ole seda soodsat nagu pinnast, mida ei ole, siis isegi kui sa tahad ülespoole, siis kõik kas näitavad niimoodi või tõmbavad seda alla, pane ikka väike lonks, mis see väike triip, lõdvesta ennast ära, ole nüüd nii fanaatiline, teised krabid tõmbavad selle krabi kohe alla, lõksu tagasi. Naljakas istusin siin altari ees ja hakkasin mõtlema, et ma olen ennem ka teinud seda, et loetlenud, kui palju kõrgem loodus, Jumal, emaka loodus võib nii öelda. Iga hetk võimaldab meile küllust, kehafunktsioonid, mõttefunktsioonid, elamused, muusika. Ma tea, sõbrad, õpetajad, pühakirjad, jumalused. Värvid, lõhnad, maitsed, kuidas me oleme loetlenud alati. Ja 100% siis hoomab või voolab meie poole küllus. Me võime viriseda, meie mõistus on alati rahutu, tahaks seda ja hoopis teistmoodi, siis arvame, et me oleksime õnnelikud või õnnelikumad. Ja selline lõputu sama mantra. Aga kui sa võtad ükskõik mis elu aspekti, kas või muusika, eks ju. Kuidas muusika voolab su kõrvast südame lillele ja praegu ka siis selline mantra taustaks väga ilus, selline meditatiivne muusika. Kes selle tekitab, kes selle annab, kes seal on loonud noodid, vibratsioonid. Ikka see algne absoluutallikas. Jumala isiksus. Ja mis siis meie omalt poolt? Me ei saagi põhimõtteliselt midagi teha, sellepärast Jumala sõltu meist, me oleme liiga väiksed osakesed. Et ainuke on see emotsioon, mida siis pühakirjast ise väidab, et pühendunud väidavad. Tema nagunii hoiab alal, on kõik loonud, võimaldab. Me ei ole midagi loonud. Me saame ainult vastata tänulikkusega ja alandlikkusega. Ja tänulikkus ja alandlikkus on ainuke siis
ja siis selline, nii palju kui me saame, teenime. Siis ülistame Jumalat läbi tänulikkuse, alandlikkuse, püüame õdesi, vendasi aidata, palvetame nende eest. Selline klassikaline jälle New Age või see usujutu vada. Aga meil ei ole jah midagi Jumalale otseselt anda. Meie sõltume temast, tema meist ei sõltu. Mõnes mõttes või üldises mõttes, aga sügavamas mõttes nagu lapse vanem ikka, tal on hea meel, ta armastab lapsi, kui üks laps on tänulik, ütleb aitäh emake, isake ja üritab midagi teha ka, siis kuigi ema isa ei oota midagi. Samamoodi Jumal nagu ei oota midagi ja teistpidi ta on emotsionaalselt, me oleme niivõrd seotud, lahutamatud osakes, et tema poolt tuleb alati 100% puhas armastus ja valmisolek. Vastame meie emotsioonidele, kui me oma teaduse saame siis mateeria pealt ära ja läbi hinge ja südamest nagu täname teda ja oleme vaimustuses ja kõik need aspektid nagu teadvustame, need kõiki aspekte, mida Jumal kogu aeg meie suunas saadab. Elu imelisi aspekte. Et ainuke, mis me saame teha, on emotsioon ja rõõmustada siis Jumalat, kes on nagunii 24/7, kas sa oled ateist või mitte ateist, võimaldab meil elada ja kogeda. Samal ajal Jumalal on selline päikse ja kuu pool korraga. Kuu pool on hellitav, sügav, selline okei, võtke, isegi kui te nagu ei ole tänulikud, et sellest ei ole midagi. Teine on päikse pool, õpetaja pool. Et midagi ei ole teha, me oleme lahutamatud osakesed ja me ei saa õnnelikuks enne, kui me ikkagi täis laksuga ja täis teaduse, südame ja hingega, kogu vaimuga pöörame oma näo Jumala poole, oma palge, nagu öeldakse kristlikus keeles, äripava alla. Ikka see hea vanasõna, et seest nagu abitu laps ja väljast nagu kartmata lõvi. Selline balanss, meil on siis 2 kütet, nagu eelmises klipis rääkisin, alandlikkus ja tänulikkus. Et kui sul ei ole entusiasmi elada, elu rõõmu, usku ja teadmisi ja kindlust ja väärikust, kõik on hästi, kõik on kontrolli all, kõik lõpeb hästi. Eks sa näed nendest kihtidest läbi transcendentaalsete teadmiste. Võib-olla nad ei ole veel teadvustanud. Siis järelikult sul on tänulikkus ja alandlikkus õiges balansis. Et see on hingeseisund. Et tänulikkus ongi see vaimustus, et sul võimaldatakse kogu aeg nii palju erinevad vahendeid ja võimalusi, kuidas kogeda elu ja rakendada seda tingimusteta armastuse teiste teenimiseks, tingimusteta, siis just tingimusteta, et midagi kuulu sinule ja võtta vastu niimoodi rõõmuga kõik. Ja alandlikkus, mitte nagu väärikus kaodates. Midagi ei kuulu sulle, nagu ma ütlesin. Et sa saad aru, kui väike osaka sa oled ja kui palju sulle võimaldatakse. Tänulikkus ja alandlikkuseks, sealt tuleb siis see vaimustus, elujõud, lõvi, tiigri, power, elada täiel rinnal. Teades, et alati kõik on kontrolli all, isikus aru ei saa. Ja kõike läbi puhas armastus. Lihtsalt tuleb need 2 kütteliiki oma paaki valada regulaarselt, tänulikkus ja alandlikkus. Ja siis tuleb elu entusiasm. See elu rõõm, see õndsus. Et ei saa olla, kui sul on tänulikkus ja alandlikkus loomulikus voolus, et sul ei ole jõudu elada. Sa lihtsalt näed sellest läbi. Ei samasta ennast nende oma madalate omadustega, läbikukkumistega, selle kalijuga materiaalse maailma kahesusest tulenevate viha, kadedusega ja hirmudega. Kui sa mõtled, siis võib-olla vaja mõelda, võib-olla pead tunnetama, aga niimoodi loogiliselt võttes peaks meil olema hinges 3 emotsiooni, mis nagu ei erine, aga nad on sellised huvitavad emotsioonid, kui sa mõtled Brahman, Paramatma, Bhagavan, eks ju. Brahman on, et kõik on üks, kõike läbi Brahman, kõik Jumala energia, kogu looming, kõik elemendid. Et kui seda niimoodi tunnetada, et me oleme üks tervik, lahutamatu tervik, täiuslik, igavene tervik, siis peaks juba hirmud taanduma.
siis seal on see igavikune aspekt, saad. Nüüd järgmine hinge emotsioon, vaimu loomulik seisund, tundeline on see, et vau, et on eripära, on süsteem, on vahetus. Peale selle ühtsuse ja ühenduse on ka, kuidas see looming niimoodi loominguliselt läbi kõige selle mitmekesisus saaks toimida. Ta on siis armastuse hierarhia, siis nagu liila või mäng ja siis valikuvabadus, mille raames Jumal on teadlik, tema teadus läbib kõike, meie teadus läbib kõike, me oleme osake sellest suurest universaalsest universumi teadvusest isiksustena. Et see mitmekesisus ja see mäng ja see armastus, jah. Et see mäng toimiks, siis peaks ju ära õppima mängureeglid. On süsteem. Paramatma. Jumala siis kõike läbib. Lokaalne aspekt, sinu hinge kõrval olev ülihing. Sama püha vaim. Ja lõpuks Brahman, 3. emotsioon. Jumal armastab sind isiklikult, on kohal siin ja praegu, tunnetab sind. Kunagi ei unusta, temal ei ole nagu energeetilisi probleeme, et ta pasib ära või ta ei jõua hallata ja vallata kõike, nagu sina oma keha tunnetad, tema tunnetab ka sind, sinu südant. Ja on kinnitanud seda oma käitumisega läbi pühakirjade, läbi pühakut, et ta armastab tingimusteta kõiki elusolendid, kogu oma loomet. Et see erine temast ühtepidi, eks ju. Kui sa saad teada, et sa oled armastatud Jumala poolt, siis sa saad ennast ka armastada kindlalt. Nendest kihtidest läbi minna, millest me räägime, eks ju. Et meil on armastuse puudus, meid ei ole armastatud nii tingimusteta, meil ei ole juba seda kogemust selles elus või eelmistes. Kogu aeg käib üks äri ja me oleme selles ärimahinatsioonis ka mängime need rolle maskid ees ja kostüümid seljas. Aga Jumala isiksus, sinu isiksus, Bhagavan, preema, igavene, algne, puhas armastus, suhe, selles võib kindel olla, õndsus. Need 3 aspekti, 3 seisundit, mis ühtepidi on nagu üks seisund, aga armastuse siis 3 erinevat huvitavat värvi. Läbi Brahmani, läbi ühtsuse, rahuliku, igaviku, voolata, teadvus, erinevad teadvused moodustavad ühe mängulise terviku. Jumala teadus, Jumala isiksus ja sinu isiksus. Teie vaheline, intiimne, eriline, ainulaadne suhe. Kinda peale minek. Siin mõtlesin ma jõudin alla. Erinevad mantrad, erinevad eesmärgid ja tunnetused, aga ikkagi maailma liigutab armastus. Öeldakse siis veedates ka, et ladiinis Shakti, eks ju. Krishna armastuse energia esindaja on õnne Jumalanna, algne Radharani. Ja meil ka, eks ju, et vaatad oma elu või ma ei tea, kõik loomad, inimesed, kogu see suur loome, kõiki liigutab tegelikult armastus. Või rasa, või maitse, või mäng, või suhtlus, võib nii öelda. Ja et ühtepidi kui mõista, et me oleme üks ja samal ajal erinevad, et Chinti-Peda-Peda-Tato filosoofia Jumalaga, siis sealt saabki armastus alguse, sest Jumal, eks ju, kui ta on iseenesest täiuslik, siis see on tema jaoks ära arvatav, aga siis läbi valikuvabaduse ta on loonud endast meie ka, tema osakesed, eks see loonud siis selle eripärasuse ja siis ta nagu vaatleb, nagu ookean vaatleb, ütleme, kuidas mägedest moodustub, päike sulatab lume ja siis sellest moodustab esimene väike nire ja sealt juba edasi oja ja sealt võib-olla jõgi. Ja kuidas see jõgi otsib oma teed, eks ju, et see on ju nii huvitav, mänguline. Jumal ka tänu selle valikuvabadusele, mis ta meile väikse kinkinud, hakkabki see mäng toimima. See mäng on see õndsus, mida Jumal tunneb nagu väljaspoolt, see on nagu tema jaoks mõnes mõttes nagu huvitavam, võib nii öelda. Et siis meie asi on mõista, et me oleme üks, aga samal ajal erinevad. Ja me jääme erinevaks ja täieliku, kuidas sulle öelda, puhta armastuse esindaja ongi Srimati Radharani, õnne Jumalanna või Jumalanna. Miks? Sellepärast, et öeldakse ühtepidi, meil on raske mõista, et alati, kui me sellel teemal veedades räägitakse, öeldakse, et ega meie sellest aru saame oma pea kummardada, seda aru, et see on midagi hästi kõrget,
ja paluda, et me saaksime õnnistust, et üldse mõista seda printsiipi, et me oleme samal ajal üks ja samal ajal erinevad. Radharani ja Krishna öeldakse nagu üks hing nagu kaheks läinud, nagu Jumal ja Jumalanna, eks, et Jumal saaks väljaspoolt siis esimene elusolend kogeda Hladini Shakti, siis tema seda naudingut, seda mängu, igavest mängu, et ühtepidi nagu käed paned, eks ju, ma ei saa siin näidata, et nagu alt paned kokku, eks ju, on nagu ühtsus ja samal ajal kaks kätt lähevad laiali, üks ühelt poolt, teiselt poolt läheb nagu kaks isiksust. Samal ajal me oleme üks kõik ja samal ajal kaks, eks ju. Ja puhas armastus saab avaldada siis, kui me saame aru, et me oleme nagu üks, aga samal ajal me oleme hästi, kuidas olla, valikuvabadusest täiesti eripärased ja kordumatud ja keegi ei saa kopeerida kedagi, et see on nagu samal ajal selline mõtlemine ja nüüd mõista, et seda, et me käed on siit alt üks, et me oleme nagu üks. Kui sa seda mõistad või teadvustad, siis sa saadki aru, et sa nagu vaimustud elust või siis tulebki see õndsus või ekstaas, vastad siis sinu sellele maitsele ja see omakasu püüdmatus või omakasu jah, et ma olen omakasu püüdlikkus, see läheb nagu nulli lähedale. Et sa lihtsalt ainult mõtled, kuidas seda tervikut rahuldada, kelle osake sa oled ja see, kes isiksus nagu avaldab kui Jumal. Ja siis see nagu, küll läbi oma maitse, oma ande, läbi oma nägemuse, see on kõik, ongi ekstaas, Jumal sellepärast ongi ennast laiendanud, eks, elusolenditeks. Aga see muutub omakasu püüdmatuks ja selles mõttes sa usaldad juba 100%. See ongi puhta pühenduna värk, et ta annab 100% annab ennast nagu Jumalale, eks ju. Ta usaldab, ta teab, et kõige taga on teadus, eks ju. Kõike läbiv Jumal, eks ju, Jumala isiksus, ta teadustab kõike meid, iseennast, kõike oma loomet, eks ju. Et ei ole mõtet midagi karta, ainuke, mida me peame tegema, lihtsalt tingimuste ekstaasist läbi tänulikkuse, alandlikkuse teenima kõige kõrgemate teisi. Et see on nagu selline loomulik algne seisund ja teised variandid on ka, aga teised variandid ei rahulda lihtsalt hinge, sellepärast inimesed otsivadki intoksilistest ainetest ja seksuaalhälvetest ja ma ei tea, sõjast ja meediast ja keemiast igalt poolt siis seda aseainet.